Rõõm kui päevaküte, rõõm kui elu alustala. Rõõm hommikusöögiks, rõõm lõunasöögiks, rõõm õhtusöögiks. Aga mis mulle siis rõõmu valmistab? 2 nädala pärast on veebikoolitus või veebi töötuba rõõmust, aga me hakkame juba sooja tegema. Märgi üles kõik, mis sulle päeva jooksul rõõmu valmistab. Kui minu rõõm elab südames, siis ma teen südame. Ja mis mulle siis rõõmu valmistab? Lapse naer näiteks. Ja siis päike kindlasti. Päike paneb iga eestlase. Siis esimene lumikelluke näiteks, kui ma seda näen peenralt, siis see teeb rõõmu. See on harjutuse üks osa, aga teine osa on see, millega sina teistele rõõmu valmistad. Näiteks minul juhtus selline lugu, et ma ütlesin koolis, et ma lähen nagunii koolist ära, teil on järgmine aasta uus õpetaja, mis peale üks tüdruk ütles yes! Ja ühe kliendiga just arutasime, et vaata, kui palju rõõmu ma saan valmistada oma äraminekuga. Nali naljaks, aga mis on veel need, millega sina rõõmu valmistad teistele? No tähelepanu, kompliment, aga südamest. Kompliment kellelegi, ma ei tea, viid šokolaadi või lille kellelegi, kes seda hindab. Et 2 harjutust siis. Üks on see, mis mulle valmistab rõõmu, mis ma sisse võtan. Ja siis teine harjutus, millega mina maailma rõõmustan. Head märkamist ja kirjuta kindlasti üles, sest siis hakkab neid märkamisi rohkem tulema. Ja kohtume 1. aprillil kella 7-9 veebis. Link on siin samas olemas ja oled kindlasti oodatud. Rõõmu leidma enesest.